Tere, head Delfi vaatajad, kätte on jõudnud Ukraina täiemahulise sõja 1575. päev ja sel puhul pakume teil võimalust jälgida Ekspressi sõjapäevik laivi. Mina olen saatejuht Kaur Maran, Eesti Ekspressi ajakirjanik ja tänases saatesse olen tarkusi ja tähelepanekuid jagama kutsunud julgeolekuekspert Rainer Saksa ja Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni. Ja kui me nüüd vaatame, see nädal on nagu kuidagi kipub korduma, et jälle on selline tunne, et see nädal toimub nii tohutult palju, võib-olla rindel vähem, aga maailma suures pildis rohkem, ma mõtlen siis vahetult rindel. Aga teemasid on meil palju, mida praegu katta, on ju. Prantsusmaal toimub G7 kohtumine, nagu ma ütlesin, rindel toimub teatud vindumine, Ukraina saab pidevalt pommitada, on suured küsimused, et mida hakkavad tegema Ameerika Ühendriigid, Krimmi isoleeritakse, aga ma tahaksin alustada sellise väga suure pildi küsimusega, et kui nüüd teie haritud pilgu läbi, kuidas teie ütleksite, kui nüüd saabuks praegu sellel 1575. päeval planeedile maaväline külaline ja küsib, et mis teil siin toimub, siis mis oleks teie nagu selline lühikene kokkuvõte, et mis see hetkeseis tegelikult on? Kuidas teie seda praeguses hetkes näete? Marko, alustame äkki sinu. Ja, kui sa küsid, et kui nüüd mõni maaväline tuleks, siis ta hoiaks kahe käega peast kinni, et miks te inimesed küll ei suuda nagu asju omavahel kokku leppida ja kuidas edasi liikuda, aga selge on see, et käib suur maailma korra muutumine täiesti objektiivsetel põhjustel. Jõujooned lihtsalt maailmas on viimaste kümnenditega ju nihkunud, kui me mõtleme kas või kõige lihtsam mõelda Hiina, eks ju, esile tõusu peale siin viimase 30-40 aasta jooksul ja see ei saa jääda lihtsalt umbes märkamatuks. Rääkimata siis sellest, et on terve rida teisi riike maailmas, kes otsivad ka endale väärilisemat kohta võrrelduna siis sellega, mida lepiti kokku peale teist maailmasõda jõudude vahekorra kontekstis ja kellel milline hääleõigus on, mõtleme kas või ÜRO Julgeolekunõukogu peale. Ja siis muidugi see lõputu murede allikas Venemaa, kes ju sellest hetkest saadik, kui ta lagunes taaskord impeerium osaliselt, siis 91. aastal hakkas ju seda impeeriumit tagasi tahtma, nii sõnades kui tegudes. Ja me oleme hetkel situatsioonis, kus kohas need protsessid on kohati väljunud nagu sellise poliitilise protsessi kontrolli alt. Nad liiguvad joones, kus kohas jõud on taas siis otsustaja, kust need uued piirid peaksid liikuma hakkama. Nii füüsilises mõttes riikide piiride näol kui ka selles osas, milline sõnaõigus ühel või teisel riigil suurem või väiksemal on. Ja selles mõttes muidugi eeldada, et kõik need protsessid, mida me näeme näiteks Lähis-Idas, Iraani ümber, või siis meile kõige olulisem ju see sama sõda, mida Venemaa peab Euroopa vastu juba sinna pikemat aega, et need ei saa peatuda lihtsalt, nii-öelda, et nüüd on äkki jäänud kusagil mõni tarkuse sõna kasutamata, et äkki ei ole kasutatud piisavalt palju diplomaatilist nutikust ja oskust, et seda kõike peatada, et paraku me oleme selle võitluse keskel, kus tuleb endalt küsida, kas me teame, mille nimel see võitlus käib, mis on meie enda eesmärk ja ma ei pea siin silmas ainult Eestit, vaid laiemalt läänemaailma, võib-olla ennekõike Euroopat. Ja siis on küsimus, kas me oleme piisavalt palju teinud selleks, et oma eesmärke saavutada ja ma arvan, et meie põhiline probleem praegu hetkel on ikkagi see, et kuna Euroopa ongi illustunud erinevate riikide vahel, siis seda ühisosa ongi keeruline ju kujundada, aga see strateegiline selgus puudub. Ja selle tõttu on ka see nii-öelda on ka olukord selline kahjuks dünaamiline, mis meie jaoks evib ikka väga tõsiseid eksistentsiaalseid ohte. Senikaua, kuni meil ei ole selge, jällegi laiemalt, mida me näiteks Venemaa agressiooniga tahame teha. Ja me teame, et seda agressiooni ei ole võimalik peatada sõnadega, vaid ainult jõuga. Siis kas me oleme selleks piisavalt teinud. Ja praegune üldine pilt näitab, et tegelikult asjad liiguvad kahjuks keerulisemas suunas meie kõigi jaoks, kui et mingi lahenduse suunas. Rainer, kuidas sina just, mõtlen, sina jälgid ju rohkem, eks ole? Ütleks tulnud, mine varem tagasi. Aga see on nagu filmis Eldar Rjazanovi geniaalses filmis Moskva pisarad jõudnud, seal on üks stseen, kus
kus üks mees, kes on depressioonis ja joob oma ette nagu nädal aega ja siis teda otsitakse ja siis kui leitakse, tuleb väljast sisse teine mees, eks ju, ja siis kes on nädal aega joonud, nagu küsib, et noh, et mis seal väljast toimub, ja siis tuli ütleb, stabiilsust ei ole. nagu tragikomöödiline, aga nagu väga tabav, nagu küll teine ajastu, aga ikkagi inimesed tahavad stabiilsust ja teevad ise hulle asju, et see on nagu niisugune elu paradoks ja no tegelikult stabiilsus on ka suhteline mõiste, aga põhimõtteliselt asjad maailmas tõesti muutunud, nagu Marko ütles ja noh, nagu need muutused toovad kaasa mingisuguseid murrangulisi sündmusi ja kahjuks siis ka niisuguseid agressiivseid nagu protsesse ja noh, meie jaoks on tõepoolest nüüd see sõda Ukrainas pikalt kestnud ja see on peaaegu muutunud praeguseks juba oma ette stabiilsuseks. Ta on muutunud argipäeva osaks ja tegelikult on ju näha, et need inimesed, kes peavad langetama mingisuguseid nagu olulised tähtsusega otsuseid, ma ei pea silmas Ukrainas, aga siis näiteks siin Euroopas on tekkinud ka kartus selle sõja lõpu eest täiesti ilmselgelt, eks. Noh, nagu see nagu, ega ütleme, et noh, Marko ka mainis, et ei ole nagu seda strateegilist eesmärgi. See on muidugi ka see paradoks, et kõiki strateegiaid ei saa avalikult sõnastada, rakendada samamoodi, et see kuidagi on niisugune väga keeruline sellises olukorras, kus sa tegutsed nagu sellist väljakutsetega nagu Venemaa, Hiina Rahvavabariik, Iraan, eks ju, no tegelikult regionaalses plaanis on neid muidugi rohkem, aga sa ei saagi sõnastada nagu selliseid väljakutseid, mida võib ka käsitleda, et see on sinu üleolekutundes tehtud nagu mingisugune samm, et siin on vaja väga nagu sellised peenekoelist kommunikatsiooni ja järjekindlate sihikindlat tegutsemist ja noh, hakkamata siin analüüsima, eks ju, et miks see kõik on nii läinud, nagu ta on läinud praegu. Aga kogu aeg on nagu tegelikult iga aasta on pakkunud mingi võimaluse seda asja kuidagi kokku võtta erineval moel ja hakata seda nagu kuidagi moodi lahendama, aga just ongi see, et kui sul isegi suletud ruumis laua taga ei ole nagu strateegilise selle eesmärgi suhtes konsensust, on väga raske neid lahendada. Ja ma toon näite, ma olen Rainer suga täiesti nõus selles osas, et sa ei saa nagu lippude lehvides või lippe lehvitades minna tänaval ja öelda, et siit me tuleme ja kõik see on... Lippu lehvitades, et see on meie strateegia. Ja noh, arvestades, et see rindejoon ei ole ju ainult tinglikult öeldes nähtavalt Ukrainas, eks see on meie igaühe pealinnas, arvestades, et käib ju varjatud sõda meie vastu ja see ei ole ainult Venemaa, kes teeb seda maailma muuta, eks Venemaa külje all ja veelgi võimsamalt, eks ju, ootab maailmas muutusi ja aitab sellele kaasa Hiina ja no kahjuks me nägime ka, et ka Iraan vaatavata Ameerika Ühendriikide sõjalisele superjõule suutis väga edukalt tegelikult oma režiimi eksistentsi kaitsta ja täna tegelikult esitab tingimusi. Et siin pigem sa saad lokaliseerida selle strateegia, eks Euroopa huvidest lähtuvalt, et kas me tahame olla siis Venemaa, Hiina, ka Ühendriikide lõppkokkuvõttes mängukanniks, kus meid sisemiselt kogu aeg lõhestatakse ja võib-olla ka meie piire mõjutatakse ja muudetakse ja tervete rahvaste eksistentsi seatakse kahtuse alla. Või meil on ikkagi nagu tahe tegelikult kujuneda siis maailmas geopoliitiliseks jõuks ja mina väidan, et see on võimalik ainult siis, kui Euroopa suudab ühemõtteliselt aidata Ukrainat seda sõda võita. Ja selle võidu definitsioon loomulikult ei saa olla ainult ukrainlaste defineerida. Sellepärast ma väidan, et see sõda ei ole ainult Ukraina vastu, mida Venemaa peab. See sõda on kogu Euroopa vastu, sest nende eesmärk, strateegiline eesmärk, lisaks Ukraina hävitamisele, on kogu Euroopa julgeolekuarhitektuuri muutmine viisil, kus Venemaa saaks ülemusliku ja nii-öelda veto õiguse riikide valikutel. No praegu toimub, eks ole, see samane G7 Prantsusmaal. Mis pilguga seda peaks jälgima? Kas see on üldse enam praeguses hetkes, kas see on see koht, kus üritatakse see asi läbi ajada niimoodi, et ameeriklasi välja ei vihasta, et need jääksid pardale, või on see see koht, kus meil on praegu ikkagi oodata, et sealt võib tulla tõesti midagigi otsustavat või midagigi, mis päriselt kuhugi läheb? Minu arust nagu seekordne G7 tippkohtumine näeb palju parem välja kui need varasemad siin eelmistel aastatel ja jällegi olukord on teine selles mõttes, et ma ei tea, kuidas president Trump isiklikult hindab seda
mis seal Iraaniga vis-a-vis on siis nii-öelda nagu saavutatud, noh see, mis ta räägib, on üks asi, mis ta nüüd tegelikult mõtleb, ma arvan, see päris ka alati nagu üks ühele kokku ei lähe, kuigi ega ta väga teistmoodi ka ei saa arvata, aga tal on niisugune tunne, et ta on nagu võidule siis ütleme väga lähedal. Ja nüüd on nagu sellest tulenevalt tekkinud nagu kogu globaalses situatsioonis nagu mingisugune uus olukord jällegi. Ja mina ikkagi seostan seda Ameerika Ühendriikide presidendi nagu sükest nagu suhteliselt vähest retoorikat Ukraina teemal nagu sellega, et on nagu näha, et on nagu tekkimas mingisugune uus lähenemine G7 liikmete vahel, kuidas seda küsimust adresseerida ja ollakse valmis Ukrainat toetama rohkem kindlasti kui varem. Ja ma arvan, et siin on tegelikult ka üks niisugune psühholoogiline moment õhus, mida Ukraina kahjuks ei taibanud ise varasematel aastatel, et kaotajale suuri investeeringuid ei tehta. Ükskõik mida me siin ei räägi, kui oluline see meil ei ole, aga suuri ja me ei räägi nagu sellest, et riigid annavad siin toetust ja abi, on tegelikult lääneriikides alati kõige suurem võimalus ja potentsiaal on erasektori käes tegelikult investeerida ja ehitada ja toota midagi, mis tegelikult Ukrainat kõige rohkem aitab. See abiraha on tegelikult oluline, kindlasti väga tähtis, aga see ei muuda võib-olla alati mängu ja seda ei ole võimalik lõpmatuseni saada. Mida sa selle all mõtled? Ja ma pean silmas seda, et Ukraina, ütleme, see on see, mis on see Taani algatus, et hakkame investeerima Ukraina kaitsetööstusesse, mis tekkis aastal 2023, vist, kui ma õigesti mäletan, on nüüdseks võtnud ulatuse, kus nagu usutakse, et sinna tasub investeerida, et Ukraina näitab, ütleme siis oma selle uue tehnoloogiate rakendamisega, et on võimalik saavutada edu ja usutakse, et Ukraina tõepoolest võib võita selle, nagu ütleme siis sõjalises plaanis. Ma ei räägi nüüd siin seda, et mis on siis nagu see strateegiline nagu tulem selles sõjas, mis tegelikult ikkagi eeldab mingisuguseid lepinguid, läbirääkimisi, kõnelusi, millegi fikseerimist ja võib jääda ka, et see jääb kõik õhku, nagu on juhtunud varem mitmetel puhkudel. Aga põhimõtteliselt see atmosfäär on muutunud. Ukraina on näidanud, et ta suudab Venemaaga võrdsega võidelda ja ka edu saavutada. Ja see on väga psühholoogilises plaanis nagu väga suur muutus ja see tuleb sellest G7 ühisavaldusest ka väga selgelt välja, et kui varasemalt on ikkagi nagu siin Venemaa ju nagu nii võidab, sa ei saa ju võita või sa kuuled neid fraase. Ja on näha ka näiteks seda, et ka avaldused on umbes sellised nagu hillitsetud. G7 ei ole mitte kunagi koos nagu sellist avaldust teinud, nagu nad nüüd siin eile tegid. Ja ma olen ka Raineriga täiesti nõus selles mõttes, et alati meeldib olla ju edukama poolel, kui sa oled justkui tõmmanud ennast teatud sellisesse neutraalsesse asendisse. Ja ma loodan, et Trumpi ja Zelenski järjekordne kohtumine ehk annab võimaluse siis ka selles vallas, mis puudutab just investeeringuid kaitsevaldkonda, kaitsetööstusesse tõesti jõuda kuhugi, sest mis on ukrainlastel võib-olla kõige kriitilisem läheneva jälle uue sellise talveperioodi. Talvest on küll halb rääkida, kui me isegi veel suve pole alustanud, aga selge on see, et õhukaitse teema on ikka kriitilise tähtsusega, et me teame, et see sõda on ju õpetanud, et sisuliselt maailmas eksisteerib üks platvorm, mis on võimeline neutraliseerima ballistilisi rakette ja see on Patriot. Ja seal on selge ikkagi raketi nappus, ütleme siis nii, me nägime seda ju ka Lähis-Ida kontekstis. Ja nüüd küsimus, et kas siis õnnestub litsentsid saada, et neid näiteks hakata tootma otse Ukrainas. See oleks muidugi väga suur ja positiivne uudis, aga vähemalt sellest räägitakse, seda räägiti. Ja teine asi on see, et Ukrainal tõesti tänu tehnoloogia, innovatsiooni arengule olukorras, kus nad olid seda sunnitud tegema. Umbes nagu Iisrael, eks ju, siis 50-ndatel, 60-ndatel aastatel, kus väga palju oli blokeeritud, ega ka praegu Ukraina ei saa ju seda kõige kaasaegsemat lääne sõjatehnoloogiat. Siis see on viinud selleni, kus kohas ikkagi nende edu ka puht visuaalses mõttes, eriti mis me vaatame kauglöökide konteksti. Et see on sedavõrd võimas, et ma arvan, et Moskvas on hakatud juba mõtlema. Vähemalt mõnes mõttes, et ikkagi kuidas selles situatsioonis edasi liikuda. Tõsi, Venemaa ei ole näidanud ühtegi ei diplomaatilist ega ka sõjalist sammu ei ole reetnud enda soovi sõda peatada. Üks hiljutine olukord oli, eks ole, see, kus Zelenski kiri Putinile
mis oli avalik kiri. Arutatakse selle üle, et kes oli selle tegelik adressaat. Hiljuti just rääkisin ühe inimesega, kes ütles, et ilmselgelt see kiri ei olnud võimalik, et see kiri oleks saanud muu vastuse kui pikalt saatmise venelaste poolt. Kuidas teie seda tõlgendate? Kas see oli nüüd, ma olen kuulnud mõlemat pidi tõlgendust, et ühelt poolt, et see oli väga kaval selline poliitilise rinde manööver, millega näidata, et venelased ei tule kaasa või kas teistpidi oli see ämbrisse astumine, mis on teie arusaam sellest, kuidas teie arvate? Sõltub, kuidas vaatad, et mis see eesmärk oli. Ukraina president ei ole otse öelnud, mis see tema päris eesmärk oli, aga ma arvan, et see kiri algas natukene varasemast ühest momendist. Kiri ennast muide selle ülesehituse stiili pooles väga õnnestunuks ei pea, oleks saanud teha nutikamalt natukene selle asja. Aga ta täitis ühe oma eesmärgi oli see, et ta andis võimaluse, kirjalikult fikseeritud dokument, ta andis võimaluse Euroopa riigipeadele, Ameerika Ühendriikide juhile, kes seal iganes tahab Ukrainat toetada, öelda, et Ukraina on tõestanud, et ta soovib nagu läbirääkimisest. Muidu, kui on see nagu lihtsalt nagu verbaalne niisugune avaldus aeg-ajalt ühele ajakirjanikule, teisele ajakirjanikule, siis ta ei ole nagu kuidagi formaliseeritud. See tasub meelde, et sellised kirjalikud tekstid on nagu selles mõttes palju tugevama jõuga. Aga ma arvan, et see lugu algas pigem peale sellest, kui härra Abramovitš, kes on Venemaal tuntud oligarh ja niisugune omapärane tegelane kaasajal, siis käis Kiievis tõenäoliselt siis Venemaa presidendi ülesandel nagu küsimas siis nagu ukrainlaste käest nagu otsesõnu seda, et kui palju te siis nagu olete nõus minuga nii-öelda kompromissi tegema, et milliseid territoriaalseid kompromisse me võiksime teha. Ma arvan, see oli see mõte, nii kui ma aru saan. Ja siis Ukraina leidis, et tal on targem nagu sellest nagu potentsiaalsest ohust, mis nagu siin on järelkommunikatsioonis. Et tulla siis nagu välja ka nagu väga selge nagu avaliku diplomaatiga. Siin ongi nagu see tegelikult üks suur väljakutse, mida ma mõnes mõttes ka ütlen, et nagu Marko väliskomisjoni esimehena on ka alati nagu selline väga keerulises olukorras, et saladiplomaatia teatud hetketel kuskil mingil maal töötab, aga demokraatlikus ühiskonnas on väga raske nagu sellisel kujul asju lahendada. Et need asjad käivad kuidagi varjatult niimoodi, et sa pead nagu rääkima ühte, tegelikult tehakse teist, et see mingil väga lühiksel hetkel võib anda teatud edasimineku ja olla põhjendatud. Ja ta võib olla isegi taktikaliselt täiesti okei, aga pärast on väga raske seda asja formaliseerida, kui see on läinud kuskile maale. Ja see on nagu see koht, kus ma arvan, kus Ukraina presidendil oli tegelikult nagu mõistik teha mingisugune avalik nagu selline teavitus. No eks loomulikult selline tagauste nii-öelda diplomaatia, see on ju eksisteerinud kogu aeg ja eks ukrainlastel on ka neid kanaleid ikkagi venelastega olnud ju läbi selle sõja erineval tasandil, aga seal on küsimus on selles, et see võib töötada siis, kui pooltel on kattuvad huvid. Huvi mingi asi ära lahendada, aga me ju näeme, et Venemaal, nagu ma enne ütlesin, ei ole vähimalgi määral tahet loobuda oma strateegilistest eesmärkidest, seda korrutab Putin kogu aeg nii avalikult kui muul viisil. Ja selles situatsioonis Zelenski kiri, seal ei saanud, kui olnud selgelt ühtegi vastust erinevalt sellest, mis tuli, ei olnud võimalik. Ja Zelenski Tallinnas mäletatavasti pressikonverentsil ajakirjanikele vastates ütles ka, et ta sai vastuse, mida ta ootas. Aga tuleb meeles pidada, et tal oli veel, Zelenskil oli veel üks kiri enne Putinile saatis ta ju kirja Trumpile. Ka küllaltki pretsedenditul moel, eks ju, selline avalik pöördumine, põhiliselt, eks ju, siis rääkimaks sellest, et kui kriitiline on õhukaitsega olukord. Aga teataval määral võib öelda, et see on selline Zelenskile iseloomulik käitumine, ta on hästi avalik, eks ju, ta on ju meedias 24/7 põhimõtteliselt naudib teatud määral ka seda tähelepanu ja otsib ka võib-olla neid nüansse, kuidas võib-olla siis kas kusagil seda vinti peale keerata või siis panna vastaspoolt olukorda, nagu ta praegu on suutnud panna. Ja ma ütleks, et diplomaatiliselt hetkel visuaal on Ukrainal selgelt parem kui Venemaal. Zelenski istub G7 juhtide kõrval laua taga, peab kõigiga kõnelusi ja on ka kuulatud.
ja just tänu ka sellele, et tõesti rindel läheb ikkagi või ka selles sõjas läheb Ukrainal palju paremini. Ja siis ka selline diplomaatiline aktiivsus nähtav. Diplomaatiline aktiivsus, oma positsiooni väljakäimine ju selgelt annab talle ütleme eelisseisundi, aga see ei ole loomulikult samm rahu suunas. Et midagi ei ole teha selles sõjas, mis käib ju, sa mainisid küll siin täiemahulise sõja kontekstis 1500 pluss päeva, aga ju Venemaa alustas Ukraina riigi hävitamist jõuga 2014. aastal. No sisuliselt ei paista siin ju tegelikult siin ei paista mingisugust suundumust rahu suunas. Kumbki pool ei ole valmis istume nüüd laua taha ja lõpetame ära. Ukrainlased ei saa seda aktsepteerida, venelased ei saa seda aktsepteerida. Ukrainlased tõenäoliselt oleksid nõus, nii nagu on ka ju Zelenski öelnud, et see joon, kus praegu lahingud käivad, see joon külmutada, kuulutada välja tingimusteta vaherahu ja siis püüda mingisuguse perioodi jooksul vaadata, kas on võimalik nagu leida ühisosa kusagil. Samas kõik Ukrainast teavad, kellega ma ka rääkinud ei ole, poliitikud, rääkimata nendest, kes rindel on, teavad, et selline lahendus on ainult ajutine lahendus. See on ainult nii-öelda mingi hingetõmbepaus uuteks lahinguteks, uueks sõjaks. Aga kui me tahame tõesti ja räägime ju sellest, et meie eesmärk on õiglane ja kestlik rahu, siis ei ole võimalik, et Venemaa impeeriumisõjad jätkuksid ja on täiesti ühemõtteline, et Euroopa riigid peaksid koonduma palju julgemalt ja jõulisemalt Ukraina toetamiseks selleks, et tuua tõesti selles sõjas murrang ja see ei pruugi juhtuda niiviisi, et nüüd ühel hetkel seal rindel näiteks Ukraina suudab läbi murda ja Venemaa rinne nagu laguneb. Et pigem on ikkagi küsimus selles, mis ma näen, mille peale ka Ukraina praegu mängib. Jõuliselt ja ka oskuslikult, mida nad teevad kauglöökidega, strateegilisi objekte, eriti nafta töötlemist ja kõike sellega seonduvat. Et me ju näeme, millised uudised Venemaalt tulevad ja et kuidas need sanktsioonid, nii-öelda pikamaa sanktsioonid töötavad. Ja see on see, mis ühel hetkel viib Venemaa olukorda, kus ta peab tunnistama, et see agressioon ei tasu ära. Nii nagu oli Afganistaniga 80-ndate teisel poole. Rainer, mul on paar sellist tehnoloogia või rinde küsimust. Selle suve üks või kevade ja suve üks märksõnu on siis nii-öelda need mid-range löögid, mida Ukraina on täiustanud ja millega nad on suutnud praegu rinnet isoleerida. Venelased siiski on ka innovatsioonivõimelised, on nad mõned korral suutnud näidata. Mis juhtub siis, kui venelased suudavad ka endal selle sama võime välja arendada? No võt, siin ongi sellel innovatsioonil on vahe, nagu, et kindlasti on Vene armee, mida me peame arvestama ka Eesti kaitsevõimet planeerides, et Vene armeel on see droonivõimekus olemas, Eesti armeel droonikaitsevõimekust ei ole. Ütleme, et selles mõttes ei ole mõtet teha siin mingid suurejoonelisi kauglöögiplaane, kui sul ei ole droonikaitsevõimekust, väga lihtne matemaatika. Ja see droonivõimekus on venelastel endiselt väga valus, ikkagi Ukraina armee kaotustest on suurem osa, ma niimoodi olen aru saanud vähemalt, et on ikkagi siis on nagu droonilöökidest, Vene armee droonilöökidest ja siis nendest liupommide heitmisest. Et suurtükivägi hetkel selles droonisõja kontekstis nagu nii-öelda panustada väga ei suuda nagu otsustavalt, aga ta ei ole kadunud ja need teised asjad pole ka päris kadunud, aga Vene armee on jäänud nüüd selles innovatsioonis millegi pärast alla ja põhjus ongi tegelikult just selles, et Ukraina armee juhid said aru, kuigi nad ei tahtnud seda ka algusest tunnistada, aga nad said aru kuskil 2,5 aastat tagasi, ma pakun, või kui 23. aasta see... 3 Zalužni kirjutas, mäletad ikka Anamisti. Aga ütleme, et Zalužni taipas seda liiga hilja võib-olla mõnes mõttes, aga vahet ei ole, ka ta on väga hea juht olnud, ma ei taha midagi halba öelda, aga see, kui nad siis nii-öelda sellise lääneliku ja enda armee kombineeritud taktikaga üritasid 23. aasta kevadel läbi viia pealetungi, mis täielikult ebaõnnestus, siis saadi aru, et tähendab sellisel kujul nagu seda territooriumi vabastada ja nii edasi üks klassikalise manööversõja võtmes ei ole võimalik seda edu saavutada ja põhjus oli ka muidugi selles, et lääneriigid ei andnud piisavalt relvastust. Ja sealt hakkab see innovatsioonilugu tegelikult jõuliselt peale, sest enne seda
piirnes see innovatsioon siiski ainult vabatahtlike üksustega. Et armee ise tegelikult selle innovatsiooniga ei olnud ka Ukrainas siis veel kaasa läinud. Aga ma ei hakka seda kõike nagu siin nii-öelda üksipulgi lahti seletama, nii palju kui ma tean, kõike ma ka tea, aga mis on nüüd tegelikult see viimase, ütleme, 3 aasta innovatsiooni nagu tegelik taust, on see, et ikkagi Ukraina on suutnud alustada koostööd lääne innovatsioonivõimeliste erafirmadega, kaitsetööstuses, ka muudes tööstusharudes ja see know-how, mis on Ukrainasse tulnud, on metsik. See ei ole ainult ukrainlaste enda genereeritud, see on ikkagi nagu hea näide sellest ja kuna Ukraina armeel ei ole võimalus öelda, et meil ei ole seda vaja. Nagu siin väga paljudes teistes riikides armeel on siiamaale võimalus öelda, et meil ei ole seda vaja, mis on täiesti vale arvamus, aga hea küll. Et siis on see kõik väga kiiresti käiku läinud ja on ennast lahinguväljal tõestanud ja siin tegelikult mina ütleks isegi nagu, et see küsimus ei ole niivõrd selles kineetilises pooles, kuivõrd selles, et see võidujooks käib ju peamiselt ikkagi nagu selle, see, mida me nimetame IT-tehnoloogiaks nagu selles valdkonnas ja Ukraina on suutnud tuua oma rindejoonele meeletus koguses arvutusvõimsust. See on see kõige põhilisem. See, kuidas suudetakse koguda infot, otsida sihtmärgid ja see info realiseerida siis rünnakutega, mis on toimivad rünnakud. See on see, mis teeb selle asja edukaks. Ja venelased seal järele ei jõua? Ei jõua. Sellepärast, et Vene armee ei rakenda innovatsiooni nii nagu Ukraina. Venemaa just rakendab seda läbi siis nii-öelda käsuliinide, seal on neid juhtimistasandeid veel rohkem kui Ukraina armees ja seda ma väidan, nad ei saagi saavutada. Võib-olla kui Putin teeks järjekordselt, nagu ta tegi aastal 2008, selle, et ta vahetab armee juhtkonna suuresti välja, otsib mingid täiesti uued inimesed, võib-olla siis kunagi hakkab see juhtuma. Aga mida ma tahan rõhutada, on teine asi on see, et praegu on see tehnoloogia võidujooks on tegelikult ju selles osas, et kuidas automaatselt tuvastada sihtmärki ja neid hävitada ja niimoodi, et inimene isegi nagu see nagu vahetult selle sihtmärgi otsimise juhtimise kõigega ei tegelegi. Ja siit koidab praegu see uus revolutsioon, see ongi nende midstrike'ide nende üks nagu selline tohutu edu, et nii suurel territooriumil on võimalik koguda see info ja leida need vahendid, mis suudavad neid realiseerida. See on ka Ukrainast ajaks vist on, mina olen niimoodi, mul on mulje jäänud, et on efektiivne, kui efektiivne see on olnud praegu, aga see on olnud algus. Ja võt, kuhu see võib jõuda, seda ma ei oska ennustada sellepärast, et ma ei tea, kuidas seda täpselt seal arendatakse. Et kui me näeme siin aegalt, nagu näidatakse mingit uut raketti või hea küll, see kõik on ka väga oluline. Aga tegelikult see just, mis toimub nagu selles plaanis, et Ukraina lõhub süstemaatiliselt Vene armee siis logistikat, see hakkab mõjutama seda, mis on rindealal ja see, kuidas lõhutakse siis Venemaa tööstust, naftatööstust, see on see, mis hakkab mõjutama seda strateegilist võimet sõda pidada. Ja pluss nagu see visuaal, mis tekib, mis on tegelikult samasuguse kaaluga nagu see raha, mis nad kaotavad seal Venemaal. Et kui see juba taevast naftat sajab, siis ja, sellepärast, see annab elanikele märke. Ma väidan ikkagi, et ka Ukraina kommunikatsioon tegi siin aastal 23-24 suure vea, et nad kogu aeg vingusid ja kiunusid, et kui halvasti neil läheb, kui suured on neil, kui raske neil on ja see tegelikult ikkagi nagu tõrjus nagu, nad nagu sellise nii-öelda niukse arvamuse neist nagu ikkagi nagu kuidagi nagu, et nad võiks võita ja nii edasi, et see usk kadus ära, et nagu vahepeal, et sa pead ikka ise seda usku suutma nagu üleval hoida. Küsimus praegu üks koht, mis on suuresti fookusesse tõusnud, paistab on Krimm. Iga nurga pealt tõmmatakse jälle logistikat kokku, isoleeritakse. Mis selle tähendus suures pildis praegu on? No ma ütleks, et see on võtmetähendusega. See on jällegi see sama visuaal, et tõepoolest Krimmi on suhteliselt lihtne isoleerida, kui sul sellised vahendid on. Eks ju siin aastaid tagasi mõeldi, et kui laseks selle Kertši silla nagu läbi, eks ju, et siis oleks nagu jälle kuidagi ikka kõigile väga, väga nähtav tulemus. Me teame, et seda silda on üpris keeruline tegelikult purustada. Isegi kõige kaasaegsemate relvadega, aga see, mis nüüd tõesti on juhtunud siin viimase, mis see on, mingi kuu 2 jah, et ikkagi et see tehnoloogiline võimekus, mis Ukrainal on tekkinud, on ju maakoridori sisuliselt kas just kinni pannud, aga igal juhul on selgelt venelastel väga suur probleem. Pluss sillad Krimmi
suunduvad sillad ja tõesti siis veel lisaks kõik see, mis toimub nii-öelda Vene enda naftatöötlemise häirimisel, pärssimisel, see kõik on tekitanud olukorra, kus kohas inimesed on hakanud küsimusi esitama. Ja ei esitata enam võib-olla kuskil provintsis, aga me nägime alles siin, millal see oli, päev tagasi rünnak Moskva peaaegu südalinna. See naftatöötlemistehas on ju Moskva üks suurimaid, asub Kremlist seal võib-olla 10-15 kilomeetrit ainult, eks ju, ja kui need sellised rünnakud edukalt sooritatakse, siis see mõju on ikkagi kordades suurem kui võib-olla isegi nii-öelda täiesti nii-öelda füüsiline kahju, mida me sellest näeme. Nii et ma ütleks küll jah, et see sõda ei pea lõppema selliselt, et Ukraina väed marsivad nii-öelda Sevastoopolisse ja heiskavad Ukraina lipu, see Ukraina lipp võib sinna jõuda hoopis teisel moel. Ja just nimelt, kuna me lihtsalt ei ole sellist sõda kunagi varem näinud. See, mida Rainer ka mainis, viimati prooviti selliselt massiivselt siis maismaa rünnakut ette võtta 2023. aasta augustis, sügisel ja see, või suvel ja me nägime, millega see lõppes, eks. Tänapäeval ikkagi see võitlus käib nüüd innovatsiooni tasandil ja tõepoolest me ootame ilmselt selle hetkega varsti ära, kus kohas tõesti nii-öelda tehisaru juhtimisel toimuv on juba peaaegu, et igapäevane, mida me rindel. Sa mainisid, inimesed on hakanud küsimusi küsima, mainisid Kertši silda, mul on siin mõned lugejate küsimused ka ja ma pööran kohe Raineri pihta ja mõned lugejate küsimused, loen ette, esitan. Miks on Kertši sild ikka veel püsti? Sellepärast, et seda on ka Ukraina need sõjavarased on, seda ei ole mõtet rünnata, ma proovin hästi lühidalt seda seletada, et Vene armee ei luba praegu sinna sillale suuri veoautosid lõhkeaine kütusega ja ka ei lubata vedada rongidega kütust, sõidavad ainult reisirongid ja valdavalt liiguvad väikeautod ja siis nagu selline kergtransport, millega tuuakse toiduaineid ja mingit sükest kraami. Ja Ukrainal ei ole mõtet seda sellisel hetkel rünnata. Ukraina on keskendunud sellena, et hävitatud on kõik raudteepraamid ja raudteepraamidega veeti peamiselt kütust Krimmi ja hävitatud on osaliselt siis need, kes need autosid üle veavad praamidega, nagu autodega kütust vedada nagu praamidega, ei ole nagu ja laskemoon ei ole nagu väga nii-öelda tõhus. Ja samamoodi siis nüüd on sulgetud see maismaatee mööda seda Aasovi mere põhjakallast ja hävitatud siis osaliselt nagu siis või enam-vähem täielikult need sillad, mis ühendavad Krimmi maakitsust siis selle okupeeritud Ukraina territooriumiga seal Hersoni ja Zaporižžja oblastis. Nii et selles mõttes, kui nüüd Venemaa väejuhatus otsustab, et ta lubab sinna Kertši sillale uuesti need raskeveokid ja võib-olla kütusrongid, rongidega muide on ka see, et kuna see sild kunagi sai pihta, üks kütuserong, mis seal tabati, see oli vist küll enesetapu rünnak vist, mis see autopommiga oli seal. Sel hetkel see võis olla ka juhus, ma ei tea, et see rong oli just seal samas. Aga arvatakse, et ka need sillakonstruktsioonid said ikkagi nii palju kannatada, et see väga raske rong ei võigi sealt nagu võib-olla üle sõita, et seal võib tekkida nagu juba siis tehnogeenne õnnetus. Nii et kui see olukord muutub, siis on mõtet hakata seda silda uuesti ründama. Ja praegu lihtsalt nagu selle peale nagu kulutada jõudu ei ole mitte mingisugust mõtet. Hea on see, et venelased kardavad, et see rünnak tuleb ja nad panustavad väga palju, et seda Kertši silda kaitsta nii merel, maal, õhus, kõik võimalikult, kõik autod otsitakse põhjalikult läbi, mis sinna peale, see on tohutu ressursi kulu, mis on ja sild pannakse ka kinni iga kord, kui toimub mingisugune droonirünnak Krimmis. Nii et see on tegelikult juba Ukraina on sellega saavutanud niisuguse väga olulise taktikalise võidu. Nii. Järgmine lugeja küsimus loo kohta, mida tegelikult ka meie Ekspressis omal ajal koos välismaa kolleegidega avasime, mis puudutab alumiiniumoksiidi vedu Iirimaalt Venemaale. Küsitakse, miks Eesti riik mitte midagi ei tee, et Eesti ettevõtte Hansa Shipping laevad seda materjali Venemaale veavad. Ma arvan, et nii palju kui ma tean, siis need teemad on töös praegu, ma ei oska seal täpsemalt nüüd kirjeldada, millised konkreetsed sammud peaksid toimuma, aga esiteks on väga hea töö ajakirjanduse poolt, et need asjad on välja uuritud, eriti mis puudutab siis Iirimaa, seda sama alumiiniumdioksiidi teemat, aga ma ütleks, et eks see probleem on laiem ja nüüd
küsimus on ju selles, et kui me vaatame näiteks millistest komponentidest ikkagi koosnevad Venemaa ka praegu toodetavad nii droonid kui raketid, siis me leiame ikkagi sealt väga konkreetselt kompanii nimedeni välja, eks ju, ettevõtete nimedeni välja, ettevõtteid nii Euroopast kui Ameerika Ühendriikidest. Ja ilma nende komponentideta ei ole võimalik, et nad suudaksid siis toota neid rakette sellisel moel, nagu nad seda praegu teevad. Ehk siis me võiks öelda niiviisi, et see Euroopa Liit on teinud hästi palju ja väga positiivne, et ka 21. sanktsioonipakett on tulemas ja kokku lepitamas, aga küsimus on ka selles, et kuidas jõustada kõike seda, mida me oleme juba nagu nii-öelda kokku leppinud või siis ka teisest küljest, et seal on miskit, mis võib-olla on nii-öelda nagu jäänud tähelepanuta, mis ka aitab kaasa Venemaa sõjamasina nii-öelda töös hoidmisele. Ja eks siis taandub see tõesti iga riigi enda nii-öelda tasandile, et mida me teeme, et me piirame seda. Aga kas seal on midagi, mida Eesti saaks ka teha, kui seal Eesti ettevõtted selles äris osalevad? Ja rahvuslikud sanktsioonid on alati võimalik. Loomulikult sa pead olema väga täpne, kui sa neid sanktsioone rakendad, sa pead olema juriidiliselt nii-öelda ära põhjendama, mille alusel sa seda kõike teed. Ma usun, et täna on need teemad töös nende poolt, kes on seatud siis sellised otsused tegema. Okei. Oleme lugenud, et igasuguseid pealkirju on olnud, et venelased on paanikas ja Putin on paanikas ja nii edasi. Lugeja küsib, kas võib juhtuda, et Venemaa otsib olukorra edasise halvenemise korral välja mingi põhjuse ja laseb Ukrainas käiku taktikalise tuumarelva? See on nagu väga raske sellele küsimusele ühemõtteliselt vastata ja esiteks ma arvan, Putin ei ole paanikas. Ta ei näe nagu seda moodi välja, see oli võib-olla mingi hetk aastal 2022 ja või Prigozhini mässu ajal, kus olid mingid kerged paanikaelemendid, aga üldiselt on näha, et Venemaa president nagu üsna, ütleme niimoodi kriitilistel hetketel ikkagi astub ise pidevalt nagu teleekraanile ja nii-öelda lavale ja väga paljuski tema isiku peal kogu see strateegiline initsiatiiv on siiamaale püsinud, et ma ütleks, ma näen, et see nagu viimase kuu aja jooksul on see strateegiline initsiatiiv hakanud nagu kaduma või kuidagi nagu libiseb ära, aga ta ei ole veel läinud. Aga hea küll, et tuumarelva kasutamine on nagu, siin on 3 asja. On see, et esiteks taktikaline tuumarelv, selle kasutamine ei ole mõttekas, lihtsalt. Ta peab olema psühholoogiline rünnak ja ta peab nagu vastaspoole ikkagi täiesti sundima lõpetama sõjategevuse. Rindel kujutage ette, siis Venemaa peaks mingisuguse rindelõiga oma vägedest tühjaks tegema, kasutamise taktikast, sõjategevuses edu saavutamise mõttes ei ole mõtet taktikalist tuumarelva kasutada. Et ta on ikkagi psühholoogiline relv, see on seda 1. Number 2 on see, et Venemaal tuumarelva kasutamise doktriin näeb ette, et seda kasutatakse juhul, kui on nagu sisuliselt muud sõjapidamisvahendid ammendanud oma siis nii-öelda väga suurte kaotuste puhul, kui Venemaa on kaotanud territooriumi nii edasi, ta on kaitserelv. Tähendab, ühelgi riigil ei ole tuumarelva doktriini ehitatud niimoodi, et see oleks ründerelv vastase territooriumi nagu hõivamiseks, alistamiseks või teise riigi puhul, nagu siis on ikkagi enesekaitseks arendatud relv ja väljaspool seda doktriini, seda relva kasutada on erakordselt keeruline, selle vastavalt on üles ehitatud protseduuri reeglid, kõik säärased asjad. Ja kolmandaks, mis on tegelikult nagu Venemaa, nüüd see on nüüd nagu see asi, mis on Ukraina, Euroopa ja Ameerika käes väga paljuski. Ja Bideni ajal see töötas paremini, nagu kui Venemaa jälle seal korraldas mingit tuumasantaaži või nagu retoorikat, siis vähemalt Bideni administratsioonis mingisugune ametnik vastas, et me ei näe, et nad kavatseksid tõsiselt midagi teha. Ja see nagu võtsid nii-öelda selle aluse ära, aga juhul, kui Venemaa kasutaks tuumarelva, siis see tähendaks seda, et nad tunnistavad ausalt, et nad on konventsionaalse sõja kaotanud Ukrainaga. See oleks tegelikult nagu selles mõttes kapitulatsiooni jakk ja seda peaks nagu tegelikult siis lääneriigid oma kommunikatsioonis kogu aeg nagu rõhutama. Ja teine asi on see, et siis sinu tuumaheidutus nagu sellel hetkel lakkab olemast, et vallanduvad protsessid, mis on tegelikult täiesti, ütleme, tundmatu, ettearvamatu ja ma usun, et ka Venemaa enda strateegiline tuumaheidutus muutub kohe küsitavaks sellel hetkel. See kaotab oma senise jõu ja tähenduse. Ja selle tõttu seda niimoodi selle mõttega võib mängida siin, aga tegelikult seda realiseerida oleks võimalik ette kujutada siis, kui Ukraina väed seisaks kuskil Tuula ja seal linna väravates niimoodi, et Moskvani on jäänud veel 100 kilomeetrit minna, et siis ma võib-olla suudaks seda ette kujutada.
Ma olen täiesti veendunud, et see kõik on ainult šantaaž olnud siiani ja võib-olla kõige efektiivsemalt kahjuks see töötas väga kriitilisel ajahetkel 2022. aasta lõpus või sügisel, kui Ukrainal tõesti oli võimalik üle Dnepri liikuda ja Krimmi suunas liikuda. Aga praegusel hetkel isegi me ei ole kuulnud nii-öelda viimastel aegadel Venemaa poolt sellist avalikku tuumaähvardust ja kui seda teeb Medvedjev või mõni seesugune, siis ei maksa seda väga tõsiselt võtta. Fakt on see, et need relvad on talle olemas, aga me näeme praegu, et kui palju suudab Ukraina reaalselt rünnata ja valu tekitada Venemaa sügavuses. Ja selle peale tegelikult ei ole tehtud midagi. Samamoodi Krimmi isoleerimine praeguses situatsioonis ka. Nii et ma arvan, et see šantaaž täna enam ei tööta võib-olla selliselt, nagu ta võis töötada 4 aastat tagasi. Jah, sest vaadake, see oli meil Kurski operatsioon. See on täiesti selles mõttes. Põhjus on nagu olemas. Et kui nii võtta puhtalt nagu. Viimane küsimus mõlemale. On teada, mida te arvate, kas on üldse realistlik, et Putin ja Zelenski kohtuvad, olgu see Ameerika Ühendriikides, olgu see Šveitsis või kus iganes. Kas see on üldse päris realistlik väljavaade, et see toimuks, arvestades seda, et Putini enda paranoiad ja kõik? Mina tahaks seda näha selliselt, et Putin on haagis ja Zelenski on tunnistaja. Nii. Et saaks selgeks see, et kes on selle sõja algatanud ja mis on tema siis karistus selle eest. See on loomulikult selline unelmate unistus. Aga oletame, et Ühendriigid hakkavad tõesti nüüd jõuliselt taga ajama seda, et... Ei, ma ei näe mitte mingit varianti. See oleks lõpp Putinile. Tähendab, kui see kohtumine toimuks nii-öelda Zelenski tingimustel, siis ja selleks peab Venemaa olema sõja ühemõtteliselt kaotanud. Praeguses situatsioonis me näeme, Zelenski teatab, ma olen valmis Putiniga kohtuma, ükskõik kus, välja arvatud loomulikult Moskvas. Või Minskis. Või ka Minskis. Ja Putin ütleb selle peale, ei miks mitte, võime ju kohtuda. Tulgu siia Moskvas, võtame hästi vastu ja nii edasi. Selge, et see ei saa toimuda. Ja isegi ka eeldusel, et kujutame nüüd ette, et sõda käib, aktiivne faas, rinne on endiselt selles mõttes nagu ei ole otsustanud, kumb pool peale jääb. Kuidas saab eeldada, et need 2 meest siis nüüd otsustavad, et lõpetame sõja, eks ju. Ja loomulikult sa võid ette kujutada, et siis tulevad Ameerika Ühendriigid, ütlevad, siin on teile $1 trillion. Sulle ja sulle, eks ju, et lõpetame selle sõja ja elame rahus edasi. Nii nagu me praegu paraku seda Iraani puhul natukene nagu näeme. Aga sellel sõjal on palju suurem ja sügavam tähendus ja sügavamad juured mõlemalt pool. Nii et ma ei näe, et see toimus. Ei ole võimalik praegu sellele küsimusele niimoodi vastata, sest ütleme, ma usuks, et loogilisem oleks oodata see, et vaherahu saab teha ilma selle tippkohtumiseta, teoreetiliselt mingil hetkel X. Ja selles mõttes ma usun ka, et president Putin ei soovi istuda president Zelenskiga laua taha selleks, et pidada läbirääkimisi. Küll aga selleks, et midagi alla kirjutada, see on täiesti võimalik ette kujutada teatud hetkel X. Aga on tegelikult võimalus konstrueerida ka teine täiesti võimalik stsenaarium, kus see eeldab seda, et Venemaa presidendil on nagu hinnang olukorrale selline, et nüüd on vaja teha täpselt nii, nagu ta on mitu korda varem teinud, võtnud isiklikult helistanud president Trumpile, mida ta president Bideniga mitte kunagi teinud ei oleks. Ja võib helistada president Zelenskile ja öelda, kuule tead, et mul on siin tekkis mingi mõte. Kas see on teoreetiliselt võimalik? Ma siiski pean seda väga teoreetiliselt. Ja, ongi, aga ütlen, et niisugused teoreetilisi võimalusi on, see sõltub sellest, kuidas need sündmused arenevad. Et ma tahaks öelda sellega, et tegelikult, mida ma välistaks selle, et keegi vahendab 2 mehe kohtumise, mis toimub niimoodi, et nad hakkavad midagi läbi rääkima, siis ütled, et okei, me rääksime läbi. Seda ma välistaks. Küll aga seda, et nad suletud kanalid pidi lepivad kokku ja kõnelevad
teevad nagu mingid niukseid infovahetused, see on täiesti võimalik ette kujutada. Sest tegelikult ega Ukraina ja Venemaa suhtlevad pidevalt omavahel ka otse, see ei ole mitte kunagi kordagi päriselt katkenud. Okay. Hästi, mina tänan saatekülalisi, tänan vaatajaid, meie aeg hakkab tänaseks läbi saama. Homne sõjapäevik on jälle tavapärasel kujul, eks lugege ja nautige. Aitäh!